Teeme siis 9. ülesannet. Kõigepealt küsitakse maagaasi põhikomponendi metaani struktuurivalemit. Met tähendab, et on üks süsinik ja süsinikul on siis 4 vesinikku või 4 sidet peab olema. Ja me teame, et siis need on need vesinikud. Nii et see on see struktuurivalem. Nüüd tabelis esitatud kütustest 4 on taastumatud energiaallikad, nimeta need. Ehk siis taastumatud me peame vaatama selliseid, mis niisama looduses juurde ei teki, et need on tekkinud mingil ajahetkel minevikus või tekivad siis väga aeglaselt juurde. Näiteks maagaas on üks selline, siis raske kütteõli, ma ütleks, on ka. Bio, see tähendab tõenäoliselt see, et see on mingi looduslikust komponendist tehtud diisel, mis järelikult siis ei ole taastumatu. Kivisüsi on taastumatu, see kaevatakse maalt välja. Bioetanool samuti tähendab see, et see on toodetud nagu mingist taastuvast allikast. Puit, me teame, et puud kasvavad tagasi, siis põlevkivi on viimane. Ehk siis need. Nüüd nimeta tabelis esitatud andmete põhjal üks põhjus, miks on taastumatute energiaallikate kasutamine keskkonnasõbralikum, taastuvate energiaallikate kasutamine keskkonnasõbralikum kui taastumatute energiaallikate kasutamine. Kui me vaatame tabelit, siis me näeme, et siin näiteks tekib see vääveldioksiid ja see tekib ainult mingite nende taastumatute energiaallikate kasutamisel. Nii et saab näiteks öelda, et see, me teame ju, et vääveldioksiid või selle sattumine õhku tekitab happevihmu. Happevihmad on loodusele kahjulikud, nii et see on nagu üks võimalik põhjendus. Niisiis, õpilane tõi taastuvate energiaallikate eelisena välja, et nende kütteväärtus on kõrgem kui taastumatutel. Vaatame, kas see on siis ka õige. Nii, vaatame, mis siin on. Kütteväärtus on siin ja põhimõtteliselt see õpilane väitis, et taastuvatel on kõrgem kui taastumatutel. Siin on üks taastuv, siin on üks taastuv ja siin on üks taastuv. Mida see? See ja see. Nii, kui me vaatame, siis me näeme, et näiteks maagaasil ja raskel kütteõlil on kõrgem kütteväärtus, kui on biodiislil, bioetanoolil või puidul, mis tähendab, et see väide on väär. Ja see põhjendus ongi see, et mingitel taastumatutel energia või siis nendel kütustel on kõrgem kütteväärtus kui mõndadel taastumatutel. Nimeta tabelis esitatud kütus, millest toodetakse 3/4 Eesti energiast. Ma arvan, see on põlevkivi. Me kõik teame, et see lihtsalt on ilmselt faktiteadmine, mida tuleb teada. See kusjuures ei ole enam 3/4, ma arvan, et see on viimastel aastatel vähenenud, et praegu on aasta 2023 ja see on aasta 2018 siis versioon nii-öelda. Nii, joonisel on kujutatud infomaterjal, mis maakond andis kõige rohkem vääveldioksiidi heite kogusest. Me saame öelda, et see on Ida-Viru. Ja siis, mis keskkonnaprobleemi see põhjustab, on happevihm. Nüüd autode 10. ülesanne on see, et autode talvine klaasipesuvedelik on metanooli baasil ja küsitakse, mis aineklassi kuulub metanool. Siin on 2 viisi, kuidas seda vaadata. Esiteks me võime märgata, et siin on see OH-rühm, teiseks me võime vaadata, et siin on see lõpp-ool ja need on siis iseloomulikud alkoholidele, nii et see on alkohol. On samuti olemas etanool näiteks või butanool ja nii edasi, need kõik on ka alkoholid. Nüüd kirjuta metanooli struktuuri valem, kui kustutan selle siit ära, et me saaksime näha. Ja kõigepealt me peaksime kirjutama selle süsiniku siin. Me teame, et süsinik tahab moodustada 4 sidet. Nüüd me näeme, et 3 siit on vesinikud, nii et 1, 2, 3 ja siis 1 on hapnik. Ja kuna hapnik tahab 2 sidet moodustada, siis me paneme talle veel 1 H otsa, mis on ka siin ära näidatud. Mis tüüpi keemilised sidemed on aatomite vahel metanooli siis molekulis? Need on ilmselt kovalentsed sidemed.
ja siis tähista sildil numbritega 1 ja 2 omal valikul 2 ohumärki ning kirjuta nende tähendused. No ma põhimõtteliselt lihtsalt ütlen kõigi nende tähendused, et kui me vaatame seda esimest, siis see näitab, et see on tervisele ohtlik, siis pealuu märgiga see näitab, et see on mürgine ja see tulemärgiga näitab, et see on tuleohtlik. Nii, klaasipesuvedeliku ja siis klaasipesuvedeliku tihedus ehk siis roo on 0,9 grammi kuupsentimeetri kohta. Arvuta ühes 5-liitrises kanistris oleva vedeliku mass kilogrammides. Ehk siis kui meil on liitreid 5 tükki, ehk siis vee võrdub 5 liitrit, see on sama mis 5000 kuupsentimeetrit. Tiheduse see arvutamine käib niimoodi, et on mass jagatud ruumalaga. Nüüd meil tahetakse on ju massi teada. Me võime kõigepealt grammides arvutada ja siis me saame ta teisendades, see on ilmselt lihtsam kui siis, kui me hakkaksime kohe teda teisendada. Ehk siis, kui me tahame massi teada siit, siis me peame välja mõtlema, kuidas seda avaldada. Tavaliselt ma soovitan teha seda, et võtame mingisuguse analoogse siis tehte ja siis vaatame, et kui me tahaksime saada seda 6 kätte, siis me peaksime tegema 2 korda 3 võrdub 6. Ja kui me tahame seda m-i kätte saada, siis me peame tegema roo korda v. Ehk siis m võrdub roo korda v. Meil on roo ja v teada. Meil oluline on see, et me teeksime ka ruumala, teeksime samale ühikule, milles on antud see tihedus, et see sentimeetrit ruudus, mitte me ei kasutaks 5 liitrit siin. Muidu meil tekib probleem. Aga kuigi grammi kuupsentimeetri kohta tegelikult on sama, mis kilogrammi liitri kohta, nii et tegelikult me võime ka ma tegelikult lihtsalt arvutan niimoodi, nii on kõige lihtsam. Ehk siis meil on 0,9 korrutada 500. 0 korda 9 korda 5000, see on siis 4500 hind on grammides, nii et me peame ta tegema kilodeks, nii et see on 4,5 kilo. See on sellepärast, et 1 kilo on 1000 grammi. Ehk siis me paneme siia kirja 4,5 kilo vedelikku. Siin tegelikult peaksid olema sulud, sellepärast, et ma tegin selle tehte ilma nende mõõtühikuteta. Nii, klaasipesuvedelik sisaldab massi järgi 20% metanooli, arvuta ühes kanistri täies vedelikus lahustunud metanooli mass kilogrammides. Ehk siis meil on 4,5 kilo ja see on ju see terve lahus, see on 100%. Ja siis meil on metanool, mis on x kilo, aga me teame, et see on 20%. Nii et me saame siin kasutada võrdepõhiomadust ja arvutada siit välja, et palju meil on tegelikult seda metanooli. Ja seda me teeme põhimõtteliselt niimoodi, et me justkui nagu korrutame risti need asjad. Ja see võrdub 0,9 siis kilo. Ehk siis ühes kanistri täis vedelikus on 0,9 kilo metanooli.